No hei, räägime WordPressist ja täna on arutluse all tähtsad teemad. WordPressis on teemad ehk tiimid valmis tehtud kujundused, mida te saate oma koduleheküljele või veebipoele valida. Selleks, et WordPressi adminis oma teemasid näha, peate minema välimus, teemad ja siin näeme 2 teemat on teil võimalik hetkel valida. Esimene, mis on aktiivne, on 2023, see näeb välja nagu ta siin on. Ja soovi korral lülitame sisse 2022, refreshime oma kodulehekülje ja näeme, et kujundus muutus. Teemade võlu on see, et te saate oma kodulehekülje kujundust valida niimoodi, et info, mis teil seal koduleheküljel on, see ära ei kao. Ja teemasid või neid kujundusi oma koduleheküljel saate valida iga kell. Selleks, et lisada uus teema oma koduleheküljele, on üleval väike nupp Lisa uus. Ja see avab nüüd sellise väikese piltide kogumi, kus on näha teemad, mille vahel te saate valida. Kõik need teemad on tasuta kättesaadavad ja selleks, et neid saaks ka aktiveerida, peate need paigaldama. Ja kui need on olemas, saame tagasi minna teemadesse ja näha, OnePress on meil ilusti paigaldatud. Selleks, et seda nüüd näha oma kodulehel, tuleb see sisse lülitada. Me vaatame tagasi oma koduleheküljele ja ongi olemas. Nii, nüüd vaatasime, kuidas saab WordPressi adminis endale sobiva teema leida, aga neid variante on veel. Üks võimalus on minna sellisesse kohta nagu ThemeForest. Ja ThemeForest on selline nagu turuplats, kus kujundajad saavad oma teemasid müüa. Tema pluss on võib-olla see, et kui te ostate kujunduse, siis te saate ka natukene tuge selle arendaja käest. Kui te neid ostate, siis kindlasti vaadake, millised nad välja näevad live preview näol. Ja loomulikult vaadake ka nende reitingut ja müüki. Ehk siis mida rohkem reitinguid, mida kõrgemad reitinguid ja mida rohkem müüki, siis ilmselt on tegemist kvaliteetsema teemaga. Ilmselt ThemeForestist teema ostmisega te saate nüüd ise hakkama, aga ma näitan, kuidas sealt ostetud teemat enda saidile installeerida. Selleks lähme üles nurka oma nime peale, vajutame Downloads, laeme alla näiteks sellised teema nagu Essu, All Files and Documentation. Ja ta tekkis nüüd Downloads kataloogi, teeme 2 klikki tema nime peal, ilmub folder, folderi sees on selline fail nagu SU-zip ehk siis järgmine pakk. Lähme tagasi oma admini, vajutame lisa uus teema ja üleval on väike nupp laadi teema ülesse. Valime siit siis selle vast alla laetud SU-paki. Paigaldame, teema paigaldamine õnnestus ja proovime ta nüüd sisse lülitada. Lähme tagasi oma koduleheküljele, värskendame, ongi uus kujundus olemas, ThemeForestist ostetud. Ehk siis, täna vaatasime 2 erinevat varianti, kuidas endale uus teema installeerida ja uus kujundus oma koduleheküljele saada. WordPressi teemasid ehk valmis olevaid kujundusi on pakkuda väga palju ja valik nende vahel on tegelikult äärmiselt raske. Aga kuna neid installeerida on endale väga lihtne, siis valige üks. Lisage oma koduleheküljele informatsiooni ja testige kogu aeg ning kui teile selle meeldi, valige uus ja kuni te leiate endale sobiva, mis teile meeldib ja mis sobib ka teie eesmärgiga. Tere, mina olen Tanel ettevõttest Mushroom, kus me tegeleme kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@mushroom.ee.